Tere! Minu nimi on Ando Kuusik, töötan firmas C-Intrade ja tegeleme kaablimontööride koolituste ja kaablitarvikute müügiga. Täna ma tahaksin näidata teile RSTi 5.8 seeria puutekindlate nurkliideste paigaldust AHX AMK V tüüpi 20 kV plastkaablile. Jälgime, et kaabli ots oleks lõigatud täiesti sirgelt. Selleks sobib siis rauasaag või siis tiigersaag. Järgnevalt kanname peale mõõdud. Soone otsast 170 mm, vahekaugus 150 mm ja 100 mm. Selles ulatuses tuleb eemaldada kaabli väliskest ja foolium puhastada. Seejärel soojendatakse kaabli väliskesta nii kaua, kui see muutub läbinisti pehmeks. Kui see materjal on veel soe, siis surume need väliskesta servad selliselt kokku. Nüüd, kui see fooliumi pind on veel kuum, siis puhastame selle sama nööriga need liimijäägid siit pealt. Liimitükid jäävad siia nööri külge kinni. Puhastame fooliumi pinna liivapaberiga. Seejärel karestame mõlemad pooled liivapaberiga. Selle keskmise osa, kuhu tuleb kontaktpind, puhastame veel lisaks traatharjaga. Seejärel paigaldame kontaktühenduse paremaks saavutamiseks tinutatud vaskvõrgu täpselt siia keskele. Peale vaskvõrgu paigaldamist paigaldatakse maanduspunutis ja jälgitakse kindlasti selle tinutatud koha asukohta. Alguses tõmmatakse see ots lahti, pannakse siia peale, võetakse see kontaktvedru. Pööratakse see teistpidi tagasi ja keeratakse ülejäänud vedru siia peale. Nüüd jälgitakse, et selle koha peale tuleb punast värvi niiskustõkkemastiks. Järgnevalt puhastatakse mõlemad pooled. Nüüd märgitakse keskkoht. Järgnevalt tuleb peale isoleertoru ja see ulatub kuni selle traadini, kui traat jääb toru alt välja. Toru servast on näha natukene sulanud liimikihti. Selle koha juurde, kus on punane tihendusmastiks, võib anda natukene kauem sooja. Järgnevalt eemaldame kaabli väliskesta koos fooliumiga 170 mm. Musta juhtivat kihti jääb alles 40 mm. Selle koha peale paigaldan niiskustõkkemastiksi. Selle niiskustõkkemastiksi servad surun korralikult vastu kaablit. See punane kest ulatub kuni selle valge märgini. Nüüd eemaldame soone otsast ajutiselt paigaldatud kaitseks isoleerpaela. Puhastame soone otsa traatharja abil. Seejärel kaabliking puhastatakse.
Järgnevalt paigaldatakse läbiviigu külge sellised keermestatud poldid jõumomendiga 35 Newtonmeetrit. Järgnevalt paigaldatakse vedruseib ja mutter ja kinnitatakse 24 mm kuuskantvõtme abil. Jõumoment on 30 Newtonmeetrit. Otsa korgi peale paigaldatakse silikonmääret. See kaabliside oli paigaldatud siia ajutiselt selleks, et õhk nurklidese seest korralikult välja saaks. Kui kork on paigaldatud, siis tõmmatakse see side siit välja. Tagumine kork keeratakse tagurpidi, paigaldatakse siia keskele ja läheb siia peale.